Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuulab. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurema osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjon aga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metssigade ja ootamatult tekkivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastest kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavaluparteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalumeedia kandepind on vähenemas. Peavaluparteid, millised on läbi aastate inimestele kõige rohkem peavalu valmistanud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead käte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandik elanikkonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub, lisatakse peavalumeedia kallutatud juhtkirjades. Politsei aga hoiatab, et identiteedivargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamini kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki näiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondade viisi kodanikke, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedid tagasi ja avastab, et on vahepeal poe taga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib, on alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teade Toompealt. Valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamiseni jõutagi enne, kui naine on juba vanadekodus. 2 eri sorti asutusi paralleelselt üleval pidada pole, aga Rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.